Hei, kallid vennad ja õed. Siin Kristjan, Amazing Grace Tartu kogudusest. Nüüd on meil käes see nädal, kus me tähistame seda, mis Jeesus tegi meie eest risti peal, tähistame ülestõusmispühasid ja valmistume ette võib-olla selleks üheks kõige võimsamaks sündmuseks üldse terves inimajaloos. Ja ma tahan sind julgustada ka, et see nädal sa võiksid võtta natuke aega, et otsida Jeesust ja vaadata sellele, mis tema sinu eest tegi. Hämmastav on see, et piiblis, evangeeliumites peaaegu pooled peatükid on pühendatud sellele, mis just juhtusid Jeesusega sellel nädalal enne seda, kui ta läks ristile. Ja ma arvan, et see on oluline, need detailid, mis on meie jaoks kirja pandud, et neid vaadata ja uurida ja lasta Jumalal meie südamega rääkida läbi selle. Lasta Jeesusel ennast julgustada. Jeesus lasi need sõnad kirja panda, arvatavasti ta selgitas pärast jüngritele, mis täpselt juhtus. Just selleks, et meil oleksid need sõnad, mida lugeda, mille läbi saada julgustatud. Esmaspäeval enne seda, kui Jeesus läks ristile, ehk siis tänasel päeval, piibel räägib selle loo, kuidas Jeesus tuli templisse ja ta leidis sealt need kaubitsejad ja ta leidis sealt inimesed, kes otsisid puudutust ja tervenemist temalt. Piibel ütleb, et meie elud, meie ihud on püha vaimu templid. Jeesus tahab elada meie sees läbi oma püha vaimu. Ta tahab tulla meie südamesse ka. Ta tahab tulla meie sisse. Täpselt niimoodi, nagu ta tuli sellesse templisse Jeruusalemmas. Ja täpselt nii, nagu seal templis. See, mis ta leidis sealt. Tihti need samad hoiakud ja suhtumised võib leida meie südamest ka. Laseme Jumal ennast puudutada. Täna. Anname talle väikse võimaluse rääkida enda südamesse just praegu. Osad inimesed seal templis olid seal selleks, et teenida kasu selle pealt, et Jumala rahvas tuli kokku, et ülistada ja teenida Jumalat, et otsida Jumalat ja et palvetada. Nemad olid seal, et kaubitseda, müüa neile ohvriande ja vahetada nende raha ja kuidagi kasu teenida selle pealt. Nad olid täiesti vales kohas tegelikult, sest templi eesmärk oli Jumala tundma õppimine. Ja see oli inimestele, kes olid loodud suhtes Jumalaga. Nende koht oli seal ülistada. Ja Jeesus, kui ta jõudis sinna templisse, ta lükkas nad lihtsalt sealt välja. Ta keeras nende lauad kummul ja tehas nad välja. Ja täpselt samamoodi oma armus. Kui meie lubame Jeesuse oma südamesse, siis kõik, mis ei too temale au ja ülistust, ta hea meelega, vihaselt, aga suure rõõmuga lükkab välja meie eludest ka. Võib-olla sa tunned väikest kibestumust. Võib-olla sa tunned väikest väsimust sellel ajal praegu, kus me oleme. Paljud meist tunnevad natuke ärevust ja laseme Jeesusel lükata välja kõik, mis ei too temale au. Laseme tal teha platsi puhtaks. Võib-olla sa mõtled, et ma olen juba Jumalat piisavalt teeninud. Võib-olla ma olen tema jaoks nii palju juba ära andnud. Me kõik oleme palju andnud tema jaoks, tema nimel. Võib-olla sa tunned, et nüüd on aeg natuke kasu lõigata. Mul on aeg lihtsalt oma elu natuke üles ehitada ja leida vahendid, kuidas ennast edasi viia. See on nii lihtne juhtuma, eriti kui tundub, et midagi pikalt juba ei muutu meie eludes ja meie olukorras. Aga Jeesusel on üks parem lahendus. See esmaspäev on selle nädala algus, kus Jeesus on alles minemas risti peale, kus tema on alles minemas läbi selle suurima kannatuse ja läbi selle suurima alistumise. Ja ta tahab öelda sulle ja mulle täna, et tema on teinud selle tee, mida meie saame järgida. Meie saame anda ära oma kibestumise ja oma pettumuse. Täpselt niimoodi, nagu tema seda tegi. Täpselt niimoodi alistuda, nagu tema seda tegi. Kui sa vajad väikest julgustust, siis lase Jeesusel teha oma elus südamesse plats puhtaks ja lükata kõik välja sealt, mis talle au ei too. Ja hämmastav on see, et mõned hetked pärast seda, kui Jeesus oli need kaubitsed sealt välja jäänud, inimesed, kes tegelikult otsisid puudutust tema käest, tulid tema juurde. Haiged tulid tema juurde. Piibel ütleb, et tulid tema juurde pimedad ja jalutud. Võib-olla
meie vaimusilmad vajavad puudutust Jumala käest praegu. Võib-olla sa vajad uut nägemust Jeesusest. Laseme tal puudutada oma silmi nüüd, meie südame silmi. Et me võiks teda näha uuel moel see nädal. Me võiks teda näha uuel viisil. Võib-olla meie jalad, vaimulikud jalad vajavad puudutust. Et me võiksime ikkagi käia tema tahtes ja tema plaanis ja minna selle tee koos Jeesusega lõpuni. Läbi kõikide tema kannatustega koos temaga ja läbi tema ülestõusmise koos temaga. Kui me laseme tal ennast puudutada oma südant, siis ta tahab seda teha. Ja armastav, et seal templis Jeesus kohtas justkui kahtesugust sellist suhtumist selle vastu, mis ta tegi. Seal olid kirjatundjad ja ülempreestrid, kes olid pahased sellepärast, et ta tegi imesid. Ja nad olid pahased ka selle teise suhtumise pärast, mida Jeesus seal koges, kus väiksed lapsed ja poisid, piibel kirjutab, ülistasid ja kiitsid teda. Nad hüüdsid, Hosanna Taaveti pojale, päästa meid, aita meid Taaveti poeg. Ja nad kiitsid, ülistasid teda. Jeesus võttis nende ülistuse vastu. Niimoodi, nagu ta oleks olnud seda väärt. Ja kirjatundjad ja ülempreestrid, piibel ütleb, olid pahased selle pärast. Nad ütlesid, Jeesus, kas sa ei kuule, kuidas nad sind kiidavad? Nende jaoks oli ülim Jumala tõotus. Jeesus ütles, muidugi ma kuulen. Kas te ei tea, et pühakirjad kirjutavad sellest? Jumal on endale loonud kiitust väetite, laste ja emikute suust. Jeesus võttis selle vastu. Ja kui meie vaatame Jeesuse peale nii nagu need variserid, teda hukka mõistes ja teda süüdistades, mõistmata, et ta on täpselt meie keskel kõndimas praegu ja see, mille nimel me oleme kõik need aastad töötanud, täpselt nagu kirjatundjad, variserid, Jumala tundma õppimiseks, oleme kogu selle panuse ja aja pannud. Ja nüüd, kui Jumal on meie keskel, siis ärgem laske tal meist mööda minna. Ärgem olgem nagu nemad, kes ei mõista ja näe, et tegelikult Jumal on seal, et meid puudutada ja meid tervendada. Nad näevad teda oma silmadega, aga mitte oma südame silmadega. Nad lasevad päästel endast mööda minna. Minna nendele, kes tegelikult teda otsisid. Olgem pigem nagu need lapsed, kes teda kiitsid ja ülistasid. Ja olid tänulikud selle eest, et Jeesus tegi midagi, mida ainult Jeesus saab teha. Tänu sulle, Jeesus. Wow! Corrie Boom, kui ta oli tulnud välja sellest vangilaagrist, võib-olla sa tead. Natsid olid Saksamaal ta kinni pannud sellepärast, et ta oli oma kodus peitnud juute. Ja tema ja ta õde olid siis koonduslaagris seal Saksamaal ja mitmed aastad kohutavates tingimustes. Lõpuks ta õde Petsi suri seal. Ja siis Corrie sai küll sealt välja, aga need olid väga keerulised ja rasked aastad tema jaoks. Aga samas aastad, kus ta õppis väga sügavalt usaldama ja tundma Jumalat. Ja pärast seda Jumal kasutas teda üle terve maailma oma sõna kuulutamiseks, evangeeliumi kuulutamiseks ja koguduste üles ehitamiseks. Aastakümneid ta räägib, et üle 60 riigi ta käis läbi Jumalat teenides ja mitmekümned aastad. Ja kui ta nüüd oli oma 70-ndates, oma südames ta oli natuke väsinud sellest reisimisest ja ringi trampimisest. Ja mõtles, et küll oleks tore lihtsalt, kui ma saaksin lõpuks ometi iga öö magada sama padja peal ja kus ma võiksin oma kohvrid lahti pakkida ja panna oma riided kappi ja mitte elada enam lennujaamades ja hotellides. Ja üks õhtu spetsiifiliselt, kui ta oli jõudnud oma hotelli tuppa jälle ja kui ta oli sinna minemas, siis eelnevalt ta oli tollis olnud pikalt kinni ja nad olid ta kohvrid kõik läbi otsinud, kahtlustanud teda smugeldamises. Tänu sellele, et ta oli nii kaua seal viibinud, ta jäi oma lennust maha. Ta veetis öö tualettruumis, magades diivani peal seal. Ja kui ta lõpuks jõudis kohale sinna sihtpaika, siis terve maa värises. Ta ütles, et ta vihkas maavärinaid, sest need meenutasid talle seda aega, kui pommid langesid tema ümber teise maailmasõja ajal. Ja kõigile lisaks
need inimesed, kelle juurde olid läinud, need kogudused olid jätnud koosolekud korraldamata. Ja Corey ütles, et tihti nad ütlevad, et me tahtsime, et sa saaksid lihtsalt puhata. Aga samas see oli nende laiskus või nende suutmatus. Ja ta ütles, et ta süda oli ängistust täis. Ta oli lihtsalt pettunud, oli väsinud. Kui ta istus seal oma hotelli toast, ütleb, et seal polnud isegi lauda, mille peal kirjutada. Ja ta oma põlve peal siis kirjutas kirja tagasi Hollandisse, oma kodumaale, kus üks kena naisterahvas oli hoidnud talle ühte tuba. Ütles, et nüüd on aeg mul tulla tagasi ja teenida Jumalat Hollandis. Võib-olla sa saad leida mul ühe suure kirjutuslaua, kus peal ma saan talle kirjutada. Ja ma tulen tagasi, et olla seal. Ja ta oma südames tundis, et võib-olla ta on ära teeninud selle. Ma olen juba nii palju Jumal sinu jaoks teinud ja ma olen nii palju ringi reisinud. Ja sellel hetkel ta tegi oma harjumus päraselt ja võttis oma piibli lahti ja ta luges seda kirja kohta roomlaste kirjast. Ja see on 10. peatükk ja siin ütleb niimoodi, et kuidas nad siis saaksid happi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud. Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud. Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata. Kuidas aga saadaks kuulutada, kui ei olda läkitatud, just nagu on kirjutatud, kui kaunid on nende jalad, kes kuulutavad head rõõmusõnumit. Ta ütles, et see kirjakoht lõikas talle südamesse. Ja ta tuli meelde, miks Jumal on teda kutsunud. Ta tuli meelde kõik see ettevalmistus, mis Jumal oli teinud tema elus. Ja kuidas ta oli läkitanud tema kuulutama rõõmusõnumit. Ja see oli justkui üks puurutus Jumalalt tema südamesse. Mis elustas tema jälle. Mis meenutas talle seda, kes ta on. Mis andis talle jõudu, et edasi minna. Andis talle ühte innustust jälle, et saatis kohe järgmise kirja järgi. Tühista kõik mu plaanid, mis ma ütlesin siiamaani. Ma jätkan Jumala plaanide täitmist niimoodi, nagu see on ette nähtud. Kuni oma viimase hingetõmbeni. Võib-olla sa vajad ka seda. Sa vajad lihtsalt ühte puurutust, et jätkata minemist Jeesusega koos. Jätkata. Las ta puurutab meie südameid. Las ta puurutab meie silmi ja meie vaimulikku jalgu täna, kui me anname talle selleks võimaluse. Teeme väikse palve ka. Kallis Jeesus, ma tänan sind selle eest, kes sina oled. Ma tänan sind, et sina läksid risti peale rõõmuga. Teades, et see tähendab kõikide meie jaoks päästet. Teades, et see annab meile võimaluse üheks suhteks Jumalaga. Ma palun, et sa väga julgustaksid ja ehitaksid nüüd üles sellel nädalal nüüd, kus me valmistume ette ülestumispühadeks ka. Ja ma tänan sind sinu eeskuju eest. Tänan sind sinu suure usalduse eest Jumala vastu ja sinu kuulekuse eest. Luba meil käia sinu sammude järgi nüüd. Luba meil järgida sind ja elada sinule, issand. Ja kui me vajame ühte innustust ja puurutust ja julgustust ja kui me südamed vajavad tervenemist, issand, siis me laseme sind sisse praegu ja lubame sul tulla. Siis me teame, et sina oled ainuke vastus meie elude jaoks. Ole väga õnnistatud. Näeme varsti.